Tere siis kõigile ja tänud nii-öelda kohale tulemast. Mina olen Silver Engel ja räägin põgusalt oma uurimistööst. Teemaks siis serotoniinisüsteem, impulsiivsus ja liikluskäitumine. Siinse kuulajaskonna ees on liiklusõnnetuste kahjust ühiskonnale ja nende vähendamise olulisusest ilmselt suhteliselt ebavajalik rääkima hakata, nii et asume kohe asja kallale. Minu algne motivatsioon liikluskäitumise psühholoogilisi tagamaid uurima hakata tulenes sellest, et liiklusvahend on paljudel inimestel nagu selline omaette olemise kapsel, kus siis paljud emotsioonid on subjektiivse anonüümsuse tõttu võimendatud. Usun, et meil kõigil on sõpru, kes oma malve maneeri autorollis kiiresti minetavad ja iga pisiviperuse peale agressiivselt aktiveeruvad. Ilmselge on aga see, et keegi vaatlusuuringus osalemiseks enda autosse kaamerat ei pane ja inimkäitumist peame seega teiste meetoditega lahti mõtestama. Sedapuhku sai vaadeldavaks käitumiseks valitud siis hälbiv liikluskäitumine, see on kiiruse ületamine, joobes juhtimine ja liiklusõnnetustes osalemine. Ja üks põhikonstruktidest, mida töös kasutasin, oli siis impulsiivsus. Impulsiivse käitumise olemus tundub esmapilgul võrdlemisi selge, aga reaalsuses pole professionaalidki lõplikult ühist impulsiivsuskeelt leidnud. Mõõtevahendeid on omajagu ja igaüks neist mõõdab ja mõtestab impulsiivsust vähem või rohkem erinevate nurkade alt. Näiteks üldist impulsiivsust mõõtev Barrett Impulsiveness Scale jaotub motoorseks, mitteplaanivaks ja tähelepanuliseks impulsiivsuseks, aga minu töö puhul sai põhifookuse siis Dickmanni adaptiivse maladaptiivse impulsiivsuse skaala, mida on meil Eestis liikluskäitumise paradigmas varem ka kasutatud. Ja impulsiivsuse adaptiivseteks alafaktoriteks on antud konstruktis siis kiire otsustamisstiil ja elamuste janu, mida iseloomustab kiire, kuid pigem põhjendatud selline optimaalne laad. Ja maladaptiivseteks on mõtlematus ja pidurdamatus, mille puhul on siis läbimõtlemine vaata et olematu ja tulemus pigem mitte optimaalne. Kõrgemat üldist impulsiivsust on, vaevalt et see kedagi üllatab, seostatud nii joobes juhtimise kui ka kiiruse ületamisega. Alafaktorite osas väärib mainimist, et kiiruse ületamisega käib kaasas just kiirem otsustamisstiil ja elamuste janu. Joobes juhtimise puhul on isikutel lisaks olnud ka kõrgem mõtlematus ja pidurdamatus. Siin nüüd ilmneb tasapisi adaptiivse, maladaptiivse konstrukti võlu ja valu, aga sellest hiljem. Praegu liigume siis neurokeemia pärusmaale. Kui impulsiivsuse küsimustikegagi on lood mitmetahulised, siis ajumaastikul laveerimine võtab silmest kordades kirjumaks ja tuleb tunnistada, et kuigi omajagu õppimist ja arusaamiseni püüdlemist on selja taga, siis järgnevad kirjeldused on siiski reaalsuse võrdlemisi pinnapealsed abstraktsioonid. Impulsiivne käitumine mõjutab meil siis väga paljudest neurokeemilistest faktoritest, kuid uuritumad ja selle nimekirjas äravaimad tegijad on serotonergilised ja dopaminergilised ringed. Antud töös sai siis luubi alla võetud serotoniinisüsteem, mis on meil üks kriitilistest ja ürgseimatest retseptorsüsteemidest, mille ülesanded kasvavad vastavalt organismi keerukusele, et antioksüdatsioon ainuraksetel, domineerimiskäitumine koorikloomadel ja mälu õppimine, tähelepanu ja mida kõike veel imetajatel. Esmalt siis lähemalt serotoniini tagasihaardega tegelevast serotoniini transporterist lühendiks SERT. SERT on siis üks proteiin, mis viib serotoniini sünaptilisest pilust tagasi neuronitesse, pärssides seeläbi serotonergilist signaleerimist, kuid samas võimaldades ka serotoniini taaskasutust. SERT-i kodeerival geenil on üks polümorfism nimega 5-HTT-LPR, mis mõjutab antud geeni ekspressiooni. L ehk pika alleeli puhul on lihtsustatult rohkem ja S ehk lühikese alleeli puhul vähem serotoniini transporterit. Sellel L-alleelil on ka üks üksiku nukleotiidi polümorfism, aga need on juba antud töös ekspressiooni alusel grupeeritud kas L- või S-genotüübiks. Nüüd nende S-alleeli kandjatel on tuvastatud nõrgemaid pidurdusprotsesse, kõrgemat üldist ärevust, ärevushäirete riski ja ka nõrgemat reaktsiooni serotoniini tagasihaaret inhibeerivatele antidepressantidele. Ja sellel antud polümorfismil on ka roll amygdala fenotüüpilises aktivatsioonis, mis on üldiselt tuntud kui hirmukeskus, aga tegelikult omab muidugi palju rohkem selliseid spetsiifilisi funktsioone.
Teine serotonergiline marker antud töös oli 1/14 seni tuvastatud serotoniini retseptorist, 7 transmembraaniline G-valguga seotud 5HT1A retseptor. Ja see 1A retseptor on kriitilise olulisusega just sellepärast, et teda leidub inimajus vähemalt 2 variatsioonis, presünaptiliste ja postsünaptiliste retseptoritena. Postsünaptilised ehk heteroretseptorid reageerivad siis just teistelt närvirakkudelt vallanduvate neurotransmitterite mõjule, olles siis osaks selles üldises serotonergilises võrgustikus, aga presünaptilised ehk autoretseptorid reageerivad iseenda vallandatud serotoniinile ja nad moodustavad siis sellise serotoniini tootmise ja edasise vallandumise negatiivse tagasisideringe. Ehk siis mida tihedam nende retseptorite töö, seda rohkem nad serotoniini edasist vallandumist pärsivad. Ja selle retseptori promootorregioonis on nüüd üks üksiku nukleotiidi polümorfism C1019G, mis mõjutab siis süsteemi järgnevalt. C-alleeli puhul on postsünaptiliste retseptorite transkriptsioon tugevam ja presünaptiliste retseptorite oma nõrgem kui G-alleeli puhul. Ja töö üheks aluseks oligi serotoniini autoretseptorite ja transporteri määra koosmõju serotoniini süsteemile, impulsiivsusele ja liikluskäitumisele. Ja selle serotoniini transporteri polümorfismi S-alleeli kandjad on olnud ebatõenäolisemad kiiruse ületajad ja ka ebatõenäolisemad õnnetuse põhjustajad. SS-homotsügoodid tarbivad paarides rohkem alkoholi ja istuvad tõenäolisemalt seejärgselt autorooli. Neil on täheldatud ka kõrgemalt üldist impulsiivsust. Serotoniini 1A retseptori polümorfismi puhul on kõrgem impulsiivsus olnud G-homotsügootidel ja GC-genotüübil. Aga selle 1A polümorfismi mõju liikluskäitumisele ei olegi varasemalt uuritud. Nii, valimiks sai siis võetud 2007 ja 2013 aasta Eesti psühhobioloogilise liikluskäitumise uuringutes osalenud B-kategooria juhilube taotlevad 2113 isikut, seal siis 892 meest, 1221 naist, keskmine vanus 23 ja liiklusrikkumist arvestati siis kiiruse ületamist, joobes juhtimist ja liiklusõnnetustes osalemist ja seda 5 aasta jooksul pärast tehtud uuringuid. Ja liiklusrikkujatel olid siis kõrgemad mõlemad adaptiivse impulsiivsuse alafaktorid ja ka mõtlematus. CERT-i L-homotsügootide ja S-alleeli kandjate vahel statistiliselt olulisi erinevusi impulsiivsuses ei olnud, aga L-homotsügoodid olid tõenäolisemad kiiruse ületajad ja liiklusrikkujad. Kombinatoorsete genotüüpide analüüs näitas LG genotüübi kandjate kõrgema impulsiivsuse tendentsi, aga ANOVA tuvastas vaid väikese genotüübi efekti kiirele otsustamisstiilile. See on siis üleval paremal joonis. Ja erinevate liiklusrikkumiste osas eristusid ainult kiiruse ületamise puhul LG ja SC ning LC ja SC genotüübid, kus siis SC kandjad olid ebatõenäolisemad kiiruse ületajad. Lihtne logistiline regressioon sai läbi viidud kiiruse ületajate ning üleüldiste liiklusrikkumisgruppide puhul ja märkimisväärsem tendents oli SC genotüübi keskmisest madalam ja LC genotüübi keskmisest kõrgem tõenäosus seadusega pahuksisse sattuda. Nüüd statistilise olulisuse piiri ületasid SC genotüübiga kiiruse ületajad ja LC genotüübiga üldised liiklusrikkujad. Kõrgem elamuste janu tõstis oluliselt mõlemasse gruppi kuulumise tõenäosust ja kiirem otsustamisstiil käis käsikäes ainult kiiruse ületamisega. Ja põhiline hüpoteeside baas, polümorfismide mõju serotonergilisele negatiivse tagasiside süsteemile oli siis tagantjärgi vaadatuna ilmselgelt liiga lihtsustatud lahendus. Aga kui lisada üks neurokeemiline kiht, nimelt autoretseptorite desensitiseerumise fenomen, võtavad tulemused loogilisema suuna. Suurema koormuse all nii-öelda väsivad retseptorid ja vähenduvad enda mõju ja seega väheneb ka see negatiivne tagasiside ja vallandub rohkem serotoniini. SC genotüübi puhul on siis suurim desensitiseerumispotentsiaal, ehk siis rohkem serotoniini läheb edasisse süsteemi, efektiivsem toimimine
ja LG vastupidiselt desensitiseerub halvemini. Nüüd ausalt ja avatult piirangutest, et kuigi tehtud tööd saaks ilusamasse pakendisse sõlmida, siis tegelikult on problemaatilisi kohti rohkem, kui endale tagantjärgi targana tunnistada tahaks. Kuigi valimit sai suurendatud, jäi see kombinatoorsete genotüüpide mõju tuvastamiseks siiski pigem väikeseks, rääkimata veel sellest, et serotoniini mõju impulsiivsusele erineb seni uuritu põhjal sugude lõikes. Lihtsustatult võib serotonergilise süsteemi töö meeste puhul väljenduda rohkem impulsiivsuses, aga naiste puhul rohkem ärevuses. Me võime muidugi teoretseerida, et meeste puhul võib ärevus väljapoole suunatuna just nimelt impulsiivsusena väljenduda, aga see on juba hoopis teine uurimisküsimus. Järgmine oluline lisafaktor valemis on inimeste läbisõit ja maantee ja linnasõidu eristamine, mida ei saanud arvesse võetud, ja rääkimata sellest, et me ei saa tegelikult inimkäitumise olemasolu ja sellega vahele jäämise vahele võrdusmärki tõmmata. Kuigi reaalsus korreleerub registreeritud rikkumistega pigem hästi, siis trahvivabasid kiiruseületajaid leidub sellegi poolest omajagu ja muidugi need Waze'i äpid ja kõik need trikitamised. Lõpuks küsin endalt ühe isiklikest lemmikküsimustest, kuidas edasi ja kas üldse. Frustratsioon on siin kerge tekkima, eriti kui küsimused, millele vastust otsida, on rekursiivset laadi. Aga raskused on ületamiseks ja magistritööga saab tasapisi juba algust tehtud. Üks oluline suund on eristada retsidivistlikud liiklusrikkujad, kellele siis konventsionaalsed karistusmeetmed ei tundu mõjuvat. Teine suund kindlasti sugude erinevusse arvesse võtmine, et hea õnne korral saame valimit omajagu suurendatud ja ka puuduolevad genotüpiseerimised ära tehtud. Kolmas märkimisväärne punkt, mida edasises tegevuses kindlasti arvesse võtta plaanin, on sekkumiste võimalikkus ja mõju ja seda on meil varasemas kirjanduses ka edukalt kasutatud ja uuritud. Lõpetan ühe impulsiivsuse konstruktist esile kerkiva ja võib-olla praktilisest perspektiivist olulisima punktiga, et selle adaptiivsuse ja maladaptiivsuse eristusega. Senine uurimistöö viitab võrdlemisi konkreetselt faktile, et paljude liiklusrikkumiste tagamaal kerkib esile just kõrgem adaptiivne impulsiivsus ehk siis kiire otsustamisstiil ja elamuste janu, mille evolutsioonilise perspektiivi võtab väga hästi kokku selline ütlus, et me ei ole mitte kartlike, vaid julgete esivanemate järeltulijad. Kuigi see lause kannab endas palju ilu ja õigetes situatsioonides mõõdukate riskide võtmine on miski, mis võib olla edasiviivaks jõuks, siis üldiselt kohastumusliku käitumusmustri kopeerimine valesse konteksti on üks inimeste tüüpvigadest. Kuigi see võib tunduda vastuoluline, siis võib-olla oleks üks riskeerivat liikluskäitumist potentsiaalselt vähendav suund just selle riskeeriva käitumise positiivse poole lahti mõtestamine. Lähtumine selle taunitava käitumise positiivsest algpunktist, mis on lihtsalt endale siis liikluse kontekstis vale väljundi leidnud. Negatiivsete tagajärgedega käitumise teadlikuks muutmiseks ja korrigeerimiseks näib väga oluline just selle käitumise tuuma esmane tuvastamine ja mõistmine. Ja sellise sarnase suunaga interventsioone on uurimisgrupi poolt ka varasemalt edukalt läbi viidud. Selle sekkumistele suunatud mõttega tõmbangi otsad kokku ja olen avatud küsimustele, aga hoiatan muidugi ette, et vastuste garantiid ma küll anda ei julge. Aitüma!